Otsustasime anda eriliste teenete eest Eesti Vabariigi kodakondsuse Isidor Levinile. Ta on üle maailma tuntud folklorist, muinasjututeadlane, kes on edasi arendanud kunagise Tartu Ülikooli professori Walter Andersoni teooriaid ja ta on hoidnud Eesti kultuuri au sees, ta on propageerinud seda ja Ain Kaalep on nimetanud teda Eesti vaimseks aukodanikuks. Tegemist on ülimalt teeneka inimesega ja mul on piinlik, et see kodakondsuse andmine on võtnud nii palju aega. Ta taotles Eesti Vabariigi kodakondsust juba 1940. aastal. Aga siis tuli okupatsioon vahele. Ain Kaalep saatis kirja, kus ta palus anda Isidor Levinile Eesti Vabariigi kodakondsus Vabariigi presidendile 2007. aasta detsembri lõpus. Ja juba 2009. aasta alguses rahvastikuministri büroost vastati Vabariigi presidenti kantseleile, et kahjuks ta ei mahtunud nimekirja, aga üritame järgmine kord. 2008 minu meelest me andsime 3 inimesele eriliste teenete eest kodakondsuse. Sinna nimekirja oleks mahtunud veel 7 inimest. Aga Vabariigi valitsusele seda nime üldse ei esitatudki. Nüüd on Välisministeerium, Siseministeerium uuesti asja üles võtnud ja täna see otsus langetati. Tõepoolest oleks ta pidanud ja võinud selle Eesti kodakondsuse saada 72 aastat tagasi. Nii et täna tegelikult valitsus tegi selle otsuse, mille oleks võinud langetada 72 aastat tagasi, siis küll see otsus jäi tegemata meist paljuski sõltumatutel asjaoludel ehk Eesti okupeerimisega seoses. Ja teiseks 2001. aastal Isidor Levin annetas kogu oma väärtusliku ja hinnalise raamatukogu Tartu Ülikoolile. Nii et ka see on selge kinnitus veel kord tema tõsisest seosest Eesti ja sealhulgas Tartu ja Tartu Ülikooli.